Kiievis oli põrgu lahti teisipäeva 2026, aasta 2, juuni varahommikul. Pärast seda, kui Venemaa käivitas ühe suurima raketi- ja droonirünnakute laine Ukraina vastu alates sõja algusest. Ukraina pealinn ärkas plahvatuste, suitsu, sireenide ja õhutõrje saatel, mis püüdsid tõrjuda rünnakut, mille eesmärk oli murda elanikkonna vaimset vastupanu ja sundida Kiievit näima Moskva ees väljapääsmatus olukorras. Venemaa kasutas Ukraina linnade survestamiseks ballistilisi rakette, tiibrakette, ründedroone ja hüperhelikiirusega relvi. Samal ajal pani NATO hävitajad ja kaitsesüsteemid Ida-Euroopa tiival valmisolekusse. Just Seal näitab sõda oma kõige karmimat palet. Kui Putin vajutab õhuterrori nuppu, jookseb Kiiev varjenditesse, Zelenski nõuab Patriot-süsteeme ja Washington naaseb otsuste keskmesse. Mis juhtus? Kas Moskva üritas midagi tõestada? Miks sai Kiievist peamine sihtmärk? Kuidas lääs nüüd reageerib? Ma räägin sulle kohe kõigest sellest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Rünnak algas öösel ja jätkus varahommikul. Ukraina õhujõud teatasid, et Venemaa tulistas Ukraina pihta 73 raketti ja 656 drooni. Nimetatud relvade hulgas olid hüperhelikiiruselised Tsirkonovi raketid, ballistilised Skanderi raketid, tiibraketid KH-101 ja Kaliberi raketid. Kiiev oli üks enim rünnatud sihtmärke, kuna see on Ukraina vastupanu poliitiline, sõjaline ja sümboolne keskus. Moskva ei tahtnud mitte ainult tabada rajatisi, vaid soovis näidata jõudu pealinna kohal Volodõmõr Zelenski valitsuses südames. Ukraina kaitsevägi suutis alla lasta või neutraliseerida suure osa Venemaa poolt käivitatud lainest. Teatatakse, et 40 raketti ja 602 drooni suudeti tõrjuda või neutraliseerida. Sellest hoolimata tabati kümneid sihtmärke mitmes piirkonnas. See näitab Vene taktika ulatust. Nii paljude droonide ja rakettide samaaegne väljalaskmine sunnib kaitset sekunditega prioriteete valima. Kui kõik tuleb korraga, on Kiiev maksimaalse surve all. Kiievist levinud pildid näitavad sähvatusi taevas, suitsu üle terve linna, osade, põlevaid autosid ja hooneid, mis on saanud otsese tabamuse või rusude tõttu kannatada. Pealinna ei tabatud üksiku sihtmärgina. Seda haaras koordineeritud rünnakute jada, kus tulistati erinevatest suundadest. Venemaa püüdis luua hoolikalt kavandatud hirmuööd, kasutades hulka ja kiirust, et väsitada Ukraina süsteeme. Isegi tõrjetega tegi plahvatuste müra selgeks, et õhutõrje suudab osa rünnakust peatada, kuid ei suuda riski kõrvaldada, kui Moskva otsustab taeva üle küllastada. Dnipro sattus samuti hävingukaardile. Harkiv, Zaporižja, Poltava ja teised piirkonnad olid mainitud tabamuste hulgas. Vene strateegia oli survet hajutada, et takistada Kiievil kogu kaitset pealinna koondamast. Ukraina pidi samaaegselt kaitsma linnakeskusi, taristut, logistilisi marsruute ja strateegilisi rajatisi. Rünnak ei olnud suunatud ainult hoone või baasi vastu. See oli katse külvata paanikat ja sundida Ukraina valitsust kulutama kalleid tõrjerakette segamini ohtude laviini vastu. Moskva väidab, et tabas sõjaväerajatisi, ladusid, lennujaamu ja kaitsetööstusega seotud rajatisi. Kreml püüdis samuti esitleda rünnakut vastusena varasematele Ukraina tegevustele. Aga nähtav mõju Kiievis ja teistes linnades oli otseselt tsiviilelanike elule. Kahjustatud linnaosad, katkestatud teenused, elanikud varjendites ja päästemeeskonnad töötamas pimeduses. Just selles punktis kaotab Vene narratiiv piltide ees jõu. Kui pealinn on kaetud suitsuga, muutub jutt sõjalisest täpsusest liiga raskeks, et seda enam usutavalt väita. Zelenski reageeris, nõudes rohkem õhutõrjet. Ukraina palus taas Patriot-süsteeme, sest need on otsustavad ballistiliste rakettide vastu. Kiiev teab, et droonidega saab võidelda erinevate kaitsekihtidega. Aga Iskanderid ja teised kiired raketid nõuavad arenenumat tehnoloogiat. Ilma täiendavate tõrjerakettideta on Ukraina sunnitud valima, millist linna esimesena kaitsta. Ja kui Moskva laseb välja 100 droone koos 10 rakettidega, muutub iga Patriot-patarei poliitiliselt ja sõjaliselt väärtuslikuks tükiks. Trump astub sellele mänguväljakule.
sest Zelenski hakkas otse Washingtonilt uusi süsteeme nõudma. Sõda paljastab lihtsa tõe. Kui Ukraina vajab tugevat kaitset, suunatakse telefonikõne Ameerika Ühendriikidesse. Euroopa räägib palju, lubab palju ja kuulutab välja abipakette, kuid süsteem, mida Kiiev kõige rohkem soovib, tuleb Ameerika arsenali. See asetab Valge Maja kriisi keskmesse ja sunnib Euroopa liitlasi võtma rohkem vastutust. Survet Moskvale ei lahendata diplomaatilise noodi abil. See sõltub radarist, tõrjerakettidest, luurest ja poliitilisest otsusest. Poola tõstis häiretaset Vene pealetungi ajal. Poola ja liitlasriikide hävitajad saadeti ennetavale operatsioonile, et kaitsta NATO õhuruumi. Maapealsed kaitsesüsteemid ja radarid viidi samuti kõrgeimasse valmisolekusse. Varssavi tegutses, sest sõda on juba mitu korda alliansi piirile lähedale jõudnud. Mõni päev varem tabas Vene droon elumaja Rumeenias, mis on NATO liikmesriik, põhjustades tsiviilisikute vigastusi ja andes häire, mida ei saa käsitleda tavalise õnnetusena. Kui raketid lendavad piiride lähedal, võib kursiviga muutuda rahvusvaheliseks kriisiks. Reaktsioon Euroopa idatiival näitab, et Kiiev ei ole Moskva radaril üksi. Poola, Rumeenia ja Balti riigid näevad iga Vene rünnakut kui hoiatust omaenda julgeoleku tuleviku kohta. Teisipäeval avalikustatud arutelu Ameerika tuumajõudude kohaloleku suurendamise üle Euroopas sündis just sellest hirmust. Rahvusvaheliste teadete kohaselt peavad Ameerika Ühendriigid NATO liitlastega kõnelusi uute baaside üle tuumarelvi kanda suutvate lennukite jaoks, eriti piirkondades, mis asuvad Vene piiri lähedal. See ei tähenda tuumarelva kohest kasutamist. See tähendab heidutussõnumit. Kui Moskva üritab Euroopat hirmutada, võib Washington liigutada palju raskemaid tükke. Venemaa teab, et sellisel rünnakul on poliitiline mõju. Iga plahvatus Kiievis suurendab survet Zelenskile, Trumpile, NATOle ja Euroopa valitsustele. Putin püüab näidata, et tal on endiselt laskemoona, ulatust ja võimet panna Ukraina kallilt maksma. Moskva probleem on see, et see meetod sunnib ka lääne liitlasi karmimatele otsustele. Mida suurem on rünnak, seda suurem on nõudlus Patriotide, hävitajate, radarite, laskemoona ja sanktsioonide järele. Vene jõhkrus hirmutab, kuid võib samuti kiirendada vastuseid, mida Kreml soovis vältida. Rünnak paljastab ka küllastusrünnakute loogika, millest on saanud Vene õhusõja kaubamärk. Kõigepealt saadetakse suur hulk droone, et kaardistada, segadusse ajada ja kurnata kaitset. Seejärel ilmuvad tiibraketid ja ballistilised raketid, mis sihivad strateegilisi punkte. Mõnel juhul kasutatakse haruldasemaid relvi, et testida Ukraina reaktsiooni ja tekitada psühholoogilist mõju. Kiiev veetis öö tegeledes kogu selle paketiga. Pealinn ei seisnud silmitsi ainult plahvatustega. Ta pidi vastu seisma survestrateegiale. See on loodud selleks, et avada lünki kaitsekihis, mis juba töötab oma piiril. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete spetsialist ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.